Juba käib sul jah? Kristo Kivi, rajameister, Peegel, kaasrajameister, Richard Kriisa, siis on testrider, ma saan aru, on ju, siin rajal on ju. Marko Kivi, maaomanik, on kõige põhilisem vend, kes kõik kinni taob selle pulli, on ju. Okei, rada on üle vaadatud, märgistused tehtud, teeme väikse ringi ka siis videosse, et kõik ei hakka tiirutama siis neid põllukurve, et üliäge rada, et saab pealtvaatajale väga mõnus. Näeb superendurot, kutt tuleb sealt nagu lilleks on tehtud see rada, on ju, Peegel. Ja ma ei hakka siis neid põlvukurvisid tegema, siia tuleb nii lindijuppe juurde, et teeme pikema ringi ära, ägedamad kohad näitame ära ja tere tulemast! Uude kohta, uus 100, ilus ilm, mis sa muud? 13.04 treeniksõit. Suppi ka saab va? Kas suppi ka saab? Suppi ei saa, ise pead kuppi kaasad. Autode pädok on siin? Okei, ma lähen teen kiirelt ringi. Esimene käik oli alla. Kaamerast saab võib-olla natukene vähe aru sellest reljeefist, aga natuke mäge on, päris nii sama ei ole. Siia tulevad siis stardiread kõik ja siit läheb see pull lahti siis. Kõva töö on kuttidel ära tehtud, rada on võimas, niite tuleb juurde. Sellist krossilikkust on siin, saab harjutada. Pinnas on krossiraja peal rohkem selline kõvemapoolne savine. Vahepeal saab sirgeks keerata. Üldiselt siin on sinka-monka kogu üles-alla kurvitamine. Kui on viimane, siis tõenäoliselt selline see punane savi läheb nagu selliseks tibedamaks, aga kui nüüd tuleb soon sisse, tulevad ägedad kurvid ja värgid ja siis saab nagu siin kindlasti soones sõita ja toetada soonde. Sinna on sinka-vonka tükk aega, ma lähen siis edasi siit, kus lähevad ikka mäed. Kõigile peaks põnevust olema, aga selline taseme suhtes võib-olla on selline normaalne. Erinevad tooned on siin, kes tahab, läheb natuke järgsemaks, kes läheb natuke vähemaks. Igasugused palgid ja värgid kõik tagant on vaata puhtaks tehtud, muidugi tehakse siia laiemaks, et tööd käivad, suur töö on ära tehtud. Nagu siin näha on, nagu muda väljas, aga kannab päris hästi ja kännud värgid on siin sellised nagu nendest saab läbi sõita. See on äge. On kitsaid kohti, on laiemaid kohti. Väga kiirust kuskil arendada ei saa. Et ikkagi selline intensiivne pigem on. Siin on vist mitu võimalust, kuidas alla minna. Et ongi sellised ummikukohad, nad teevad laiaks ja erinevate võimalustega. Et saab tippida. Raja pikkust oli vist 7 kilti. Minu kõike praegu läbi ei sõida siin, aga vaatame sellised üldise ringi ära. Kusjuures väga huvitav on siin, et täpselt 3 kilomeetrit siit Valga poole on lumi maas, paks lumi ja siin mitte sitlagi. Aga maa on vist öösel natuke külm on, et natuke nagu jääs selle alt, aga mitte värske jää. Või selles suhtes mitte talve jää, aga on tunda, et siit on natukene selline nagu pimedane vahel. Aga järgmine laupäev, ma ei tea, kuidas ilmad on. Ma arvan, et talverehti küll vaja ei ole. Päris põnev.
punased lindid on siis kogu aeg paremad käed ja kollased lindid siis vasakud käed. Et siin on jah kõigile, kes oskab hästi võita superenduurot näiteks. Nüüd läksin ühe kurvi, jätsin vist vahele, aga vahet ei ole. Ja tuleb linte rohkem. Siin on ägedad koppraugud. Aga siit saab, nagu näed, kopraid hirmutades nendest üle kergesti, aga paar sellist auku on isegi hullu ei ole, kui sinna sisse sõidad. Ei juhtu ka midagi lihtsalt. Siin on sellist natuke piksepidi mudast kohta. Need kohad jäetakse hästi laiaks. Praegu tundub, et kannavad hästi. Jätsin vist ühe ägeda lõigu siin vahele kogemata. Ma korraks keeran siit sellest lõigust tagasi ja ma sealt all oli väga põnevad rajad. Mõtle, kus ma taalt niimoodi sain valesti minna. Siit läks ülesse, jah. Raja käisime Peegli ja Kristokiviga rajameistriga läbi. Suur töö on kõik igatpidi ära tehtud. Kõik kännud on ümaraks lihvitud madalaks. Siin on sellele meid palke sõita, siin on palke värk ja vähe pehmem koht, aga kuna kraav on kõrval, siis ma arvan, et siin väga nagu poriseks ei lähene. Selline päris põnev on see. Ühtsamad kohad natukene. Võib-olla pead siin sõpra aitama teinekord. Paluka kiivriga praegu teen seda filmimüssi. Natukene. See koht on ka, seda ka mitu võimalust selle kraavikese pärast, aga ütlen ausalt, et hullu pole. Siis siin on ka äge koht. Kes tahab puurida, läheb sealt, kellele meeldib palki ületada, läheb otsa. Et käib väga päris põnevalt välja mõeldud. Ja siis laseme vahedega ka, et kellele kus mida meeldib sõita. Tõesti äge. Minna läks. Tagas nagu see savi on all. Ma arvan, et väga põhjastus ei lähe siin millegi pärast. Natuke näkke, muidugi kaameras sellest vist aru ei saa. Mul muidugi pole minu kaamera. Palukas ostis Vallo soovitusel mingi hea kaamera. Teeb väga head pilti, mis näitab, et ma olen väga kiire. Hüppeid üles mäge. Nüüd jõuame siia, kus me enne pidime olema. Jah, kus soon kannab juba, see on väga mugav rada, minu rada peal. Poisid on vist ise harjutanud. Ja mingi lõik on välja võetud, tundus vist on liiga vesine siin all. Ja siin on ka põnev. Päris huvitavad sellised palju võimalusi siin nende sõitudega. On tehnilisi kohti,
ja krossitamist äkki on nagu kuidagi pooleks. Siit saaks üle hüpata, kui otse tuleks, aga no otse ei tule, siis peab vist siit likerdama läbi. Hakkasin kahtlema, kus ta läheb, aga siia tuleb likke muidugi juurde. No vist jõuan tagasi. Rada on väga huvitav nagu sellist lillekoha teha, et pealtvaatajatel on väga mugav oma kuti jälgida. Tuleb kogu aeg sulle ette jälle. Siin on midagi natuke, mingi patisektor on tehtud siia. Nüüd on ka päris põnev. Saab üle hüpata mitmeid tsooni. Sealt nurgast on vist kõige mugavam. Siin on vist veel kinnitavad neid palke. Kõva töö on kutid ära neil siin raiunud ja möllanud. Ja selle lõigu nad teevad ka siis laiaks. Kuigi ta ütles, et midagi põhjatut ei ole, aga see on ainult üks väike koht siin, aga usun, et tegelikult ei ole hullu vaata. Alati tuleb hoida selle väikeste puude lähedale. Et seal juures kannavad vaata. Kännud on vaata kõik madalaks tehtud ära. Listitud. Siin on äge koht. Vastavalt oskustele. Oksad, kõik lõigatud oksad on ilusasti ära koristatud tee peal. Kes tahab, hüppab siin üle. Siin on nüüd, see tuleb see suurem põllu kurvitamine, mis tahab veel ei tule. Nüüd siin veel kraavikesed, kurvid. Ei, põnevat rada on siin palju. Nüüd on ise. Siia tuleb liite rohkem. Kollane alati vasakur. Ja kuidagi niimoodi ühesõnaga sigeb sinkadi-vonkadi ja siis sa jõuad kuidagi jõuad sinna superenduuro rajale. Ja siin on seda tiirutamist kõvasti. Me sõidame see superenduuro rajaga korraks läbi. See oli kuidagi niimoodi. Sealt tagant jõudsin siia. Sorry, ma ajasin ise asja, aga noh, siia tehakse lintidega kõik aru saada. Sealt otse ülesse. See on väike selline super turvalised elemendid on. Midagi erilist ei ole. Õpetavad. Selles suhtes hästi, ma olen. Lehvid. Lähe jäid maga muidugi vahel. Ei, täitsa mõnus. Siis läheb siit vist keerad uuesti tagasi. Käed saab soojaks igatahes. Palk see on ilusasti, alt on kõik ära täidetud. Kes tahab suurema hooga. Hüppab rohkem kui mina. Jälle natuke krossimehed saavad siin näidata enduromeestele, mis puust nad on. See on äge, jah? Ühesõnaga siin käib terve selle põllu jälle sika-sakka läbi. Nii kaua kuni lõpuks vist tuleb siit, jah. Jõuad sinna alla metsa jälle. Jah. Panin mööda. Peegli käest oleks kohe tihti klahvi saanud praegu, et olge ettevaatlikud. Nalja ei mõisteta.
ei, tegelikult on väga äge. Nadja peab ka saama. Nüüd olete minu lemmiklik, see on küll täitsa nauditav. Siin oli ka mingi jutt, et siin tehakse hästi laiaks lihtsalt. Siin tundub, et on natukene selline vedelam, aga kraavid on kõrval. Muidugi praegune aastaaeg on ka selline, et praegu võib ju olla vedel, aga varsti enam ei ole. Muidugi ei ole ka siit läbi sõites mitte midagi hullu. Aga ruttan läbi ja ei, tegelikult pall on nagu savine ja kõva. Valisime äärema koha spetsiaalselt, aga põhi on all täita. Ja siin tehakse nüüd laiamaks. Nii, nüüd selle sillaga vist oli selline lugu, et kiirematel võimaldatakse siit otse panna. Ja kes ei taha siis üle kraavi hüpata või läbi kraavi puurida, läheb üle silla. Sillakesi vist oli 3 tükki, kui ma eksin. Selline väga nauditav on see. Passima kuugel ei saa jääda. Vaatku ägedad sillad. Jälle kraavikesed. Saab läbi sõita, saab hüpata. Pole mingit küsa. Kuidas soovib. Teine sillakene. Tõesti äge. Siin on piisavalt laiused mööda minna, kui oled kiirem. Mingi känd oli siin. Pärast ütlen rajameistrile. Ei, kindel kiine on. Väga puhata ei saa vist. Oleme muidugi tempost. Ülest alla. Ma ei tea, kui palju sellest kaamerast aru saab, aga mingi tullu mäkke tõusu ei ole, aga natuke ikka nüüd eebki on. Tõesti nauditav. Väike pallikene. Siin on selline tunne, et tahaks ilgid hüpata. Palk on ette pandud, kus sa hüppaks. Juurikaid ei täitsa mõnus. Tõenäoliselt ma luigaks jutusaatele jään alla, aga siit küll ei tasu hüppata kaugele. Palk jälle, erinevad võimalused. Kes tahab võtta ägedamalt, suuremalt, väiksemalt. Seda peab ikka harjutama, seda murisemist sellega võites siis. Ühesõnaga, nii palju kui me nägime selliseid kohtlikke kohti, siis me suutsime Peegli ja Erki Palusoja rajameistritega välja mõelda. Need on kõrvaldatud, et oleme omalt poolt andnud nagu parima, et kõigil oleks nauditav ja kellelgi pärast mingi näpp või hüppetiiges ei valutaks. Siin saab, profid saavad kivi sõita, teised saavad mööda sõita. Näe, jälle siit. See on vist see 3 siit nüüd. Ohoh, hüppe taga, kuu on ära võetud. Et võite panna ägedalt kohe. Fotograafide lemmikkohad tavaliselt. Natukene laine. Põhi oli päris vedel, aga lainevari oli küll kõva.
nauditav. Selline on minu lemmik. Ja tuleb natuke ninte juurde, ma natukene siin teen pätti praegu. Nii, ja nüüd oledki stardid tagasi. Tõenäoliselt tuleb siia boksiala ja siit siis lähed uuele ringile. Ja, see nüüd oli selles kurvis, siis said uue ringi. Aga hopp minu poolt.